Oh, issand jumal. Tähti sealt alt ei saagi aru, et on nii palju inimesi. Mina olen siin sellepärast, et ma tõesti arvan, et maailmas kõige tähtsam ja ma arvan ka teile kõige tähtsam on kodutunne. Ja ma olen siin emade ja naiste nimel, kes on mulle viimane aeg kirjutanud, kelle noored lapsed ja abikaasad on teinud enesetapu tänu sellele olukorrale, mis meil siin täna on. Olen ka mina kaotanud oma noorema venna ja näen oma ema pealt, mida tähendab lapse kaotus. Ja kui ma olen saanud neid naiste ja emade kirju, et nende lapsed on ennast üles poonud, sest nendelt on võetud ära sotsiaalne elu, kool ja sõbrad, siis me ei räägi siin ju ainult koroonast, me räägime noortest inimestest, kes on meie tulevik. Ma väga palun, ma olen väga kaua ka mõelnud, et kas üldse võtta sõna ja kas üldse rääkida. Aga kui ma saan selliseid lugusid, et üks ema peab oma poja metsast alla lõikama või abikaasa oma mehe, sest ta ei jõua enam oma peret ülal pidada, siis ma arvan, et see koroona on kõige väiksem asi. Ja ma tahan teile öelda, et me oleme nagu liiga kaugele selle asja lasknud minna. Ja. Et võtkem ennast kokku ja hoidke meie noori, et nad on sotsiaalsed, nad just arenevad alles. Meie oleme siin täiskasvanud, me võib-olla saame hakkama, aga noortel puudub veel elukogemus. Et ei jõua, tõesti ei jõua. Et see ei täida oma eesmärki, mida tehakse, et see on lihtsalt piinamine. Ja mulle teeb ääretult valu see, kui ma näen, mis juhtub nende tavaliste, kõige tavalisemate inimestega, kellest mitte keegi ei räägi. Iga päev me teeme hommikul lahti mingisugused uudised, kus me loeme jälle mingisuguseid koroona, mingeid uudiseid, aga mitte keegi ei ütle, kui palju on enesetappe, kui paljud noored on praegust nagu stressis. Et palun seiske nende eest ja tulge inimesed välja, ärge lubage seda teha. Võtke tõesti need maskid maha ja aitab sellest lollusest. Aitäh teile! Aitäh sulle!